12 plokk, kui üks öö paberil 8 lõigati. Ametlik kaebus läks teele 24. septembril. 3 päeva hiljem tuli politseilt oluline kinnitus. Politsei uurija teatas, et oli saanud sõiduki kahjustamise koht CCTV materjali ning levitab seda, et toimepanijat tuvastada. See tähendas, et salvestis polnud naabri jutt ega meie lootus. Politsei kinnitas selle olemasolu ajal, mil Zego alles arutas, milliseid mõlke nad ühe vandalismiöö sisse lubavad. Septembri lõpus küsisin töökojalt Toyota valmimise kuupäeva. Vastuseks sain, et kuupäeva anda ei saa, sest kindlustus on töö peatanud ja ootab CCTV ülevaatamist. Vanarahvas ütles, et sääsest tehakse elevant. 2 väikese mõlgi ümber kasvanud vaidlus oli nüüd piisavalt suur, et kogu remont seisma panna. Kui mõne kahjustuse suhtes tekib küsimus, saab ülejäänud töö ära teha, küsitava osa eraldi hinnata või pakkuda mõistlikku rahalist lahendust. Võimalusi oli küll. Zego valis seisaku. CCTV pidi aitama toimunut selgitada. Nende käes muutus ta tabalukuks, mis riputati remonditöökoja uksele. 2. oktoobril kinnitas Zego süsteem, et minu kaebus on kätte saadud. Järgmisel päeval saabus ametlik final response ehk lõppvastus. Pealkiri lubas lõppu. Tegelikult lõpetati ainult kaebuse menetlemine. Meie olukord jätkus samas kohas. Selles kirjas kinnitas Zego ise, et Toyota viidi 17. septembril ära seetõttu, et remont oli autoriseeritud. Samas tunnistasid nad, et kliendi kohustus polnud pärast juhtumit iga kahjustatud piirkonda ise üles leida ega õige tehnilise nimega nimetada. See oli kogu kirja ainus loogiline koht, kuid edasine käsitlus sellest ei lähtunud. Mõlkide väljajätmine jäi jõusse, kuigi selle senine põhjendus toetus just kliendi puudulikule nimetamisele, nagu sõltuks remont tema keretöökoja sõnavarast. Zego teatas, et kaebust ei rahuldata. Kiri jättis ütlemata, millal remont jätkub, millises ulatuses see tehakse ja millal Toyota tagasi tuleb. Ka asendusauto või muu praktiline lahendus jäi tulemata. Kõige põhjalikumalt oli kirjeldatud hoopis seda, kuidas minna edasi Financial Ombudsman Service'i juurde. Seal olid tähtajad, kontaktandmed ja järgmise koridori uks kenasti üles leitud. Rahvakeeli öeldes saatsid nad mind pikalt. Zego jaoks oli see tuttav rada. Mina olin seal esimest korda. Ma ei teadnud, kelle poole täpselt pöörduda, millises vormis kirjutada, milliseid dokumente lisada ega kui kaua iga järgmise ukse taga oodata. Nemad tundsid maja ja kõiki selle koridore. Mina pidin pimedas seina mööda lülitit otsima. Koos teadmatusega probleem aina süvenes. Iga järgmine samm tähendas uut otsimist, kirjutamist ja ootamist, samal ajal kui meie perearve kasvas edasi. 4. oktoobril kirjutasin uuesti, et ma ei vaidlusta inseneride menetlust. See polnud nende järeldustega nõustumine. Mõte oli lihtne. Tehke ometi oma osa, parandage Toyota ja tooge ta tagasi. Zego enda heaks kiidetud remondifirma oli kahjustused üles märkinud. Püüdsin jätta neile võimaluse asi ilma pikema sõnasõjata korda teha. Zego loogikas sellist kohta polnud. Selleks ajaks oli juba hilja kahetseda, et Zego oli üldse minu kindlustusandja. 6. oktoobril tuli sama politseiuurija meie juurde ning näitas mulle ja mu naisele politseiseadmes 2 CCTV klippi. Need kattusid osaliselt sellega, mida poeg oli varem naabri juures nähtud salvestisest kirjeldanud. Tema jutu järgi oli klippe rohkem. Kas kogu materjal jõudis politseini ja miks näidati meile just neid 2, seda me ei teadnud. Me ei teinud seal tehnilist ekspertiisi ega mänginud kaadrisageduse uurijaid. Nägime piisavalt, et tunda ära sama öö, mille üks osa oli jäänud mu naise silmadesse, teine minu kõrvadesse, 3. poja mällu ja 4. Toyota külge. 8. oktoobril küsisin Zegolt uuendust. 9. küsisin juba kiiret vastust. Tahtsin teada, mida parandatakse ja millal töö valmis saab. Sisulist vastust ei tulnud. 13. oktoobril saabus siiski üks muudatus. Extra Cover Insurance Company Limitedist sai Zego Insurance Limited. Kirjas kinnitati, et muutus ainult nimi ja kõik muu jääb samaks. Selle viimase osaga võis nõustuda. Meie jaoks ei muutunud tõesti midagi. 20. oktoobril vastasin Zego telefonikõnele viimast korda. Selgitasin oma parimas inglise keeles, et kogu edasine suhtlus toimub ainult e-posti teel ja Zego telefonikõnedele ma enam ei vasta. Varasemad kõned olid selguse asemel probleeme juurde tekitanud, sest ma ei teadnud, kuidas minu sõnu mõisteti või süsteemi kirja pandi. Telefoniamast piisas. Iga järgmine küsimus ja vastus pidi jääma kontrollitavalt kirja. Hiljem nimetati seda piiri koostöö puudumiseks. Samal päeval saabus kiri, mille kohal seisis inseneri ametinimetus. Inseneri töö oleks pidanud algama algsündmusest.
mida teatati, mida inimesed nägid ja kuulsid, millised jäljed jäid autole ning mida näitas CCTV. Zegol oli olnud selle info kogumiseks nädalaid. Selle asemel alustati valmis järeldusest. Tagumise kaitseraua mustad jäljed kuulutati suunaliseks värviülekandeks, mängu toodi teine sõiduk või objekt ning tagapaneeli kahjustus eraldati vandalismist. Kurikas oli ilmselt selle inseneri märg unenägu mõnest märulifilmist. Meie loos polnud seda kunagi olnud. Jalgratas seevastu oli tol ööl päriselt Toyota kapotil. Inimese jalalöök, millele osutasid CCTV ja autole jäänud jäljed, kadus tema käsitlusest sootuks. Inseneri kindlas kõneviisis kirjeldatud sündmus toimus tema peas, mitte meie maja ees. Inseneri nime all oodanuks mõõtmisi, löögisuuna analüüsi, kontaktpindade võrdlust või vähemalt selget seost fotode ja järelduste vahel. Kirjas polnud neist midagi. Oli ametinimetus, kindel kõneviis ja tulemus. Ühest vandalismiööst pidid saama 2 kleimi ning kummalegi oma vastutus. Kui sama loogikat järjekindlalt rakendada, tuleks kraavi sõitnud auto puhul iga oksa, kivi ja löögihetke kohta uus kleim avada. 1 sekund jaguneks arveteks, kuni lõpuks jääks autoomanik veel kindlustusele võlgu. Auto ei pea ühe sündmuse käigus kõiki mõlke täpselt samal hetkel saama. Vandaal liigub ümber auto, lööb eest ja tagant ning iga löögi vahele jääb aeg. See ei kasvata ühest ööst mitut juhtumit. Nagu ka üks torm ei muutu mitmeks tormiks sellepärast, et esimene oks kukkus katusele ja teine minut hiljem kapotile. Mul oleks olnud häbi sellist tööd inseneritööks nimetada. Olen näinud, kuidas tehniliste sõnade abil kliendile puru silma aetakse ning enamik inimesi ei tunne autoehitust piisavalt, et ametinimetuse all esitatud juttu kontrollida. Siin kasutati inseneri nimetust nõrgale loole professionaalse otsuse kaalu andmiseks. Rahvakeeli käis kliendi peedistamine. Kuna ma Zego esimese mänguga kaasa ei läinud, pandi järgmisele survele inseneri silt külge. Kirja kindel toon ja järelduste tase olid nii absurdsed, et ma ei näinud mõtet hakata iga lausega eraldi vaidlema. Valega vaidlemine annab valele ainult rohkem ruumi. 2 päeva pärast nõudsin Toyota tagasi. Vanarahvas küsis, hullu viiakse arsti juurde, aga mida teha lolliga? Minu vastus oli lihtne. Auto tuli lolli käest ära päästa. 22. oktoobril ütlesin kirjalikult, et ei nõustu ühe vandalismiöö jagamisega 2 kleimiks ning nõudsin Toyota viivitamatut tagastamist samale aadressile, kust see remondiks ära viidi. Ma vajasin autot tagasi, et kahju kasvamine peatada. See polnud nõudest loobumine ega remondi tühistamine. Zego vastas, et nad on saatnud Northern Assessorsi autot üle vaatama, kuid hindamist pole veel toimunud. Seejärel küsiti, kas ma soovin hindamise tühistada, kas remonditeenus tuleb lõpetada ja kas kavatsen kogu kahjunõude tagasi võtta. Sirge tagastusnõue keerati kõveraks valikuks. Kas jääda teadmata ajaks autota või küsida oma vara tagasi ja hakata tõestama, et see ei tähenda kogu nõudest loobumist. Mina tahtsin peatada kahju suurenemise. Zego küsis vastu, kas tahan lõpetada oma õiguste nõudmise. Arvasin, et 2 kleimi mõte oli absurdi lagi. 22. oktoobril selgus, et see lagi oli järgmise korruse põrand.